Tere, väikesed avastajad! Vaadake, kui palju erinevaid juustusid. Aga kuidas juustu tehakse? Lähme uurime järele. Ühel ammusel ajal vedas karjapoiss piima kotis, mis oli tehtud loomamaost. Ta avas selle ja märkas sees valgeid tükke, mis olid tekkinud piima sisse. Siis õppisid inimesed juustu tegema tule, savipottide ja riide abil. 1000 aastaid hiljem on idee sama, muutunud on ainult tööriistad. Tänapäeva juust tuleb ikka veel rohelistelt aasadelt rõõmsate lehmade käest. Need lehmad söövad värsket rohtu ja annavad meile rikkalikku kreemist piima. Igal hommikul toob farmer lehmad kohale, et alustada lüpsmisega. Lüpsmismasin kogub õrnalt sooja piima igalt lehmalt. Suur valge veok tuleb kogutud värsket piima ära vedama. Tankveok sõidab mööda maanteed piimatehase suunas. Tankveok saabub piimatehasesse, kus algab juustu tegemine. Teadlased kõigepealt testivad piima, et veenduda, et see on ohutu ja puhas. Piim kuumutatakse suurtes tankides, et tappa kahjulikud bakterid. Puhas pastöriseeritud piim voolab juustu tegemiseks suurtesse teraskaussidesse. Piimane lisatakse head bakterid, mis panevadki juustu tegemise käima. Piimasegu hakkab aeglaselt muutuma, sest bakterid alustavad oma tööd tegema. Laap lisatakse, sest just see muudab vedela piima tahketeks kohupiimatükkideks. Piim tardub siledaks ja tugevaks vobisevaks massiks, mis on nagu tarretis. Traatleikur lõikab tardunud piima läbi, tehes mitmeid väikseid kuubikuid. Valged kohupiimatükid hõljuvad kahvatuskollases vedelikus, mida nimetatakse vadakuks. Laba segab kohupiima, et see tugevneks ja muutuks veel väiksemateks tükkideks. Vaati kuumutatakse õrnalt ja aur tõuseb, kui kohupiima aeglaselt küpseb. Vedel vadak nõrgub läbi peene söela ning sellest tekib kohupiim. Tihked valged kohupiimatükid kuhjuvad kokku ning on valmis järgmiseks sammuks. Peened soolakristallid puistatakse kohupiimale, et anda juustule maitset. Soolatud kohupiim tõstetakse ettevaatlikult ristküliku kujulistesse vormidesse kuju võtma. Raske press surub kohupiime tihedalt kokku, et kogu viimane vadak välja nõrguks. Press hoiab tugevalt, kuni viimased vadakupiisad aeglaselt alla tilguvad. Vormist tuleb välja tihke ning sile kahvatu tükk värskelt pressitud juustu. Terve rida värsket juustu seisab laual. See näeb täiuslik välja. Juustublokid lähevad suurde soolveetanki, et sool endasse imbuks. Juust hõljub vaikselt soolases soolvees ja imab aeglaselt maitset endasse sisse. Plokid tulevad soolveest välja kaunilt, tihedad ja laagerdumiseks täiesti valmis. Laagerdumiskelder on koht, kus juust aeglaselt nädalate ja kuude jooksul muutub. Iga värske juustublokk asetatakse ettevaatlikult puidust riiulile laagerduma. Värske blokk näeb välja kahvatu ja sile. Tema pikk laagerdumise teekond alles algab. Töötajad pööravad iga juusturatast iga mõne päeva tagant, et see ühtlaselt laagerduks. Mõne nädala pärast hakkab juustu välimusele tekkima kuldne koorik. Koor muutub kuldseks ja laagerdudes tekivad sellele väikesed maitset andvad kristallid. Töötajad harjavad koort õrnalt, sest harjamine hoiab juustu tervena ja puhtana. Pärast pikki kuid on juust muutunud sügavkuldseks ja lõhnab uskumatult hästi. Juustuekspert kasutab erilist tööriista, et võtta väike proov juustu seest. Ekspert nuusutab ja maitseb, proovib ning naeratab. Juust on täiuslikult valmis. Laagerdunud juustud sõidavad konveieri lindil pakendamismasinate poole edasi. Iga juust suletakse vaakumis, et see püsiks palju kauem värske ja hea. Igale pakendile pannakse silt, et teada, millise juustuga on tegu.
Sildistatud juustupakendid pannakse korralikult erinevatesse pappkarpidesse. Karbid lautatakse suurtele alustele, jahedasse külmlattu, korralikult virna. Suur külmveok laaditakse täis ja valmistub varahommikul teele asumiseks. Veoauto sõidab mööda avatud maanteed, kandes juustu poodidesse tarnimiseks. Veoauto saabub supermarketi laadimistoki juurde, et kohale toimetada valminud juust. Töötajad viivad juustupakid läbi koridori kaupluse müügisaali. Supermarketi juustuosakond on täis nii palju ilusaid erinevaid juustupakendeid. Ema ja tema tütar vaatavad koos kõiki erinevaid juustuliike poes. Laps võtab juustupakendi ja vaatab seda uudishimulike silmadega lähemalt. Kodus lahti pakitud juust asetatakse puidust lõikelaua peale. Lapsevanem lõikab juustu, samal ajal kui laps vaatab suure uudishimuga. Kogu pere jagab juustuvaagnad koos õhtusöögilauas omavahel. Soe sulatatud juustuvõileib on üks kõige maitsvamaid asju, mida süüa saab. Mullitav sulav juust värskel pitsal muudab iga söögikorra eriliseks ja maitsvaks. Juust tuleb nii paljudes erinevates liikides, tekstuurides ja imelistes maitsetes. Juustu müüakse turgudel ja poodides, igas linnas ja külas, üle kogu maailma. 1 kilogrammi juustu valmistamiseks kulub tervelt 10 liitrit värsket piima. Nüüd sa tead kogu teekonda, kuidas värskest piimast saab maitsev juust. Rõõmsa lehma piimast maitsvaks juustuks. Milline imeline ja pikk teekond see on. Päikeselisest farmilst sinu lauale. Just nii valmib maitsev ja imeline juust.